mõni aeg tagasi astusin ma sellisesse gruppi nagu 50 ja 55 pluss ja nendel inimestel on raske tööd leida. Nojah, nad on nii palju teinud, neid ei kõneta enam päris paljud asjad. Ja siis tuli päevavalge seda, et noortel on ka sama jama, keegi ei taha neid tööle võtta. Aga tuleb välja, et 45 pluss on ka juba see sama häda. Ja nüüd tuli kui seini pärast vihma erinevaid teenusepakkujaid, kes kõik on karjäärinõustajad. Ma ei ütle midagi valesti selle kohta, see on jumalasta väärtuslik teenuspakkumine, et kui sa ise ei suuda ennast välja mõelda ja keegi sind aitab ennast selgeks mõelda, see on tohutu suure väärtusega. Muidu sa iseendaga ainult piinled ja kuskil ei jõua. Aga ma näen, et sellest valemist on puudu üks kiht. Minu jaoks on see vundamendi kiht. Minu jaoks on see koht, kus kõik pihta hakkab. Kes sa oled? Kui sa tead iseennast läbi lõhki, mida enamus meist ei tea, siis coach saab aidata sind tõesti jõuda sihile päris kiiresti, sest neil on olemas kõik töövahendid, kuidas sind aidata. Aga sa pead andma neile midagi kätte. Ja kui see coach küsib sinu kohta ja veel, ja sul ei tule ühtegi vastus iseenda seest, sest sa lihtsalt ei saa aru iseendast, sa ei näe iseennast väljast. Siis ongi häda. Ja seda sa ei lahenda ära. Miks ma räägin nii kindlalt sellest, on see, et ma olen läbi käinud selle jama. Ma olin täiesti närvis, ma olin nagu nii tige selle coachi peale, et miks sa küsib mu käest küsimusi, mille vastused ma ei tea. Ma ju ütlen, et ma ei tea. Ja ta küsib, ja veel. No, kurat, kus ma selle võtan? Ja kui sa näed, ütle mulle, ära hoia mind kinni. Aga ta ei näe ju, kus tema teab. Coachingu metoodika ei ole sulle midagi ütlemine. Coachingu metoodika käsebki sul endasse sisse vaadata. Selleks me tegime Sparklise siukse kihi, kus see on nüüd peidetud küll tööotsija profiili alla. Sa võtad selle teenuse. Ma arvan, et sulle piisab ühes kuus isegi. Ja kui sa selle kuu teenuse võtad, siis sealt saad kätte juba nii palju datat, et sellest on täiesti piisavalt. Ehk siis, kui sa oled selles kohas, siis hakkad karjääri valima endale uuesti, sest midagi tundub, et ei ole enam paigas sinu jaoks, siis ära jäta kõrvale iseennast, sest turu nõudlus, ma ei tea, palgatase, mingid toredad inimesed, mingid valdkonnad, kus liigub palju raha, kus on turvaline ja stabiilne. See ei ole see, mida sa vajad. Sa vajad seda, mis on sulle õige. Ja see on sulle sünnipäraselt sisse kirjutatud. Seda saad sa välja ei saa, isegi kui sa tahaksid. Sa pead iseendaga elu lõpuni elama. Aga kui sa ei tea ennast, maru raske, eks ole. No võt, selle raskuse me saame sult ära võtta. Meil on 45 pluss inimestel karjäärivahetuse test. Selle sisuliseks väljundiks on just selline aluskihi info, mida saavad siis need coachid kasutusele võtta, selleks, et sind paremini nõustada ja et su karjäärivahetus kulgeks sujuvamalt. Et siuke mõte. Seal on palju muidugi teste veel ja Sparkly on tehtud selline keskkond, kus inimesed saavad iseendast paremini sotti. Saame ligi sinu looduslikele eeldustele ja kui me selle pealt teeme need erinevad otsused ja valikud, siis ma alati soovitaks, et vaata datat, kasuta oma kõhutunnet, sisetunnet, emotsionaalsust, oma mõtteid ja vaata seda datat, mis on turul saadaval ja siis langeta endale otsus. Võib-olla seal on mitu valikut, mida sa pead enne testima, sest et sa lihtsalt ei tea. No siis tee seda, aga tee seda teadlikult, mitte riskides liiga palju. Ja ma arvan, et 25 € riskida ei ole eriti palju. Küsimusi on? Küsi, räägime.